aineldamisest üldse on ju, nagu teate, et aine võib olla meil kas gaasilises, vedelas või tahkes olekus. Külmasüsteemis on meil tegemist gaasilise olekuga ja vedelas olekus ainega. Välja arvatud on see CO2. Kui sa sellega valesti käitud, siis sa saad siin ka nii-öelda tahke jää. Ma ei tea, kas keegi CO2 omadest on endale torustiku või külmasüsteemi tahke jääd saanud? Voolikusse või? Võib-olla voolikusse küll, aga kas tegelikult on saadud Eestis ka siia, ma tean, päris algusaastatel saadi siia resiivrisse kuskile tahke jää, on ka mujal Euroopas on saadud nii-öelda seda tahket jääd siia sisse. CO2 rusikareegel on, vaata, kui te täidate nüüd seda külmasüsteemi tavalise freooniga, siis ta täidad üldjuhul, lastakse kohe vedelad sisse sinna vaakumisse, saaks kiiremini täidatud. Gaasilisena see täitmine käib meil aeglasemalt. Vedelega sa saad sa kiiremini, kui sa lased sinna vaakumisse külmainet. CO2-ga on nüüd kahjuks nüüd see, et kui sa vaakumisse, kui sa tõmbad süsteemi vaakumisse ja kui sa sinna vaakumisse lased vedelad CO2, siis on 200% kindel, et sul on seal kohe tahke jää, kolks. Rusikareegel CO2-ga on see, et süsteem täidetakse gaasiga kuni 10 baarini. Ja pärast seda, siis sa võid seda vedelat sinna sisse lasta. Ta on nüüd kahjuks selline asi, et alla 5,2 baari, kui on rõhk süsteemis, siis ta võib olla, see on nii-öelda see kolmikpunkt, et ta võib olla sul kas üks, teine või kolmas. Ja üldjuhul on ta sul tahke. Kui sa vedelat lased alla 5,2 baarisesse süsteemi, siis sa saad sellest kohe tahke jää. Mis sa tahke jääga teed? Muud ei olegi teha, kui soojendad või lihtsalt ootad, kuni see seal ükskord siis nii-öelda sul ära aurustub või siis veeldub. Ja midagi muud sul teha ei ole. Seetõttu on see rusikareegel CO2-le. Kuni 10 baarini täidad gaasiga, pärast seda võid sinna vedelat lasta. Et süsihappegaas toatingimustes on gaas ja kui see on jahutatud sinna -79 kraadini, saab temast siis nii-öelda tahke jää, ehk siis see süsihappe jää. Et see jätke meelde, kes ei ole veel sellega kokku puutunud või kes ei tea. Nüüd külmainetest. Et meil on olemas nii-öelda ühekomponentsed ained, need on R32, 134, 152, 125. Neid on veel mõningaid aineid, aga need on need põhiliselt, mida kasutatakse või millega me nii-öelda kokku puutume seal külmaainete puhul. Ja siis on olemas meil kokteilid. See on siis see külmaaine, mis koosneb siis kahest või enamast ühekomponentsest ainest, kus siis aurustumine ja kondenseerumine toimuvad. Ühel puhul on siis, kui on aseotroopne aine, sellisel puhul ta toimub siis nii-öelda konstantsel temperatuuril, ehk sul on mitu ainet, aga need käituvad täpselt ühtemoodi. Need on grupiga 5, ehk näiteks 507, 513, ja kindlasti on Sibeer mõningad asjad. Ta on küll kokteil, aga ta on selline kokteil, kus ained käituvad täpselt ühtemoodi. Siis on olemas teine grupp nii-öelda kokteile, need on nii-öelda seotroopsed ained. Kus siis, seal on ka kas siis 2 või on neid rohkem neid komponente sees, kus siis aurustumine ja kondenseerumise ajal toimub temperatuuri muutus ehk libisemine. Need on kõik algusega 4, ehk näiteks 448, 404, 407, 407F, 410A, mida iganes. Ehk nendel toimub mingisugune temperatuuride erinevus aurustumisele selle. Siin on nüüd ilusti ära toodud, et siin need 400 blend tähendab seda, et ongi see kokteil või siis segu, mis ainetest ta kõik nii-öelda koosneb. Siit võib selles mõttes vaadata, millest ta siis koosneb. Ja kas meil siin on libisemist ei ole siin ära toodud. Võtame järgmise lehekülje. Ja nende kõikide külmaainete kohta on ära toodud ka nii-öelda libisemine. Palju võib temperatuur muutuda kondenseerumisel või siis aurustumisel. 404 oli suhteliselt hea, 0,7 kelvinit. R507A, ta oli küll meil kokteil, aga ta on number 5-ga algav, nii et külmaine, tema libisemine on 0 kraadi.
mitte midagi ei juhtu. No järgmised juba tulevad siin 6,6 ja 6,4 ja 7,0 kelvinit, mida iganes. Siis on meil olemas see R410A, mis oli ka suhteliselt hea külmaine, tema libisemine on alla 0,2 kelvini. Ehk noh, praktiliselt olematu. Ei hooma nagu seda. Sama oli meil tegelikult 404, et tegelikult seda 0,7 ei vaadatud või seda ei hoomata. See võib-olla mängis rolli siis, kui me selle R404-ga hästi sügav külma läksime. Seal võib olla siis see, et seal sa pead hakkama seda vaatama, seda temperatuuri libisemist ja arvestama siis sellega. Aga noh, praegusel hetkel siin on 7 kelvinit, 5 kelvinit, 3 kelvinit, mida iganes ja 6 ja need uuemad ained, mis nüüd oli, see oli see 455A, selle libisemine oli 12, millegiga kelvinit. Et see võib olla päris palju, et sul arustamise alguses on sul -10 kraadi näiteks ja kui sul on 12 kelvinit libisemist, siis sul aurustuse lõpus võib sul siis olla 12 kelvinit tõuseb see temperatuur, see võib siis olla juba sul plussi poole peal. Selle asjaga sa pead teatud tingimustel arvestama. Nii, aga nüüd kui minna otse selle Lockwood diagrammi juurde, mida me siis sellest külmaprotsessis tähendab siis Lockwood diagrammist välja loeme? Me näeme seda tööparameetreid, me näeme temperatuure eri punktides, me näeme, mis juhtub siis, kui ümbritsev keskkond, ehk siis see, et näiteks õues läks soojemaks või midagi sellist või külmemaks läks. Me näeme ülekuumendussoojuse osakaalu, saame siit vaadata, kondenseerumissoojuse osakaalu, alajahutuse osakaalu, siis on meil olemas selle massi hulk ja mahu hulk, aga need on juba nii-öelda projekteerija asjad, et neid me siin sellel kursusel ei käsitle ja neid te üldiselt teadma ei pea.